Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinult. Ja tänane video on pealkirjaga hinnangutest loobumine. See on üks asi, mis on jälle teemaks tulnud, mis on mulle tulnud sellisest ühisteaduse infoväljast. Üks on see, mis me oleme varem rääkinud sellisest nagu poolte võtmisest ja kahte leeri jagamisest, kõigest sellisest asjast. Aga sellega seoses, see on omavahel seotud. Sellega seoses on üks asi, mis on inimesele siiamaani olnud väga omane, on hinnangute andmine. Eks me anname kõigele hinnangu, me hindame mingit asja tavaliselt kas heaks või halvaks, sõltuvalt sellest, mis on olnud meie varasem kogemus inimesena. Kas meil on kogemus, et see asi on halb või hea? See võib olla hinnang, mis on tulnud väljaspool meid, ehk siis kas meie vanematelt, kas meie koolist, ülikoolist, sõpradelt, tuttavatelt, ehk siis ringkonnast, kus me liigume, meediast, ehk siis see on tulnud see hinnang ise või see, kas üks või teine asi on hea või halb, must või valge, ükskõik milline hinnang, siis see on tavaliselt tulnud väljaspoolt. Sest inimene ise sündides on puhas leht ja me ei anna hinnanguid, nii nagu kogu ülejäänud loodus. Näiteks puu, kes langetab sügisel oma lehed, ei mõtle, et talv on nõme ja ma ei lase see aasta oma lehti alla. Või lind lennates ei mõtle sellele, mida sõbranna minust mõtleb ja kas ma ikka olen piisavalt ilus või ei ole. Loodus lihtsalt on. Ja need hinnangud, mis tulevad väljaspool meid, sest meie seest neid ei tule muide. Üldse. Võib tulla meie alateadvuses olevat hinnangud, mis on seotud meie varasema kogemusega, aga ka see hinnangut andmine mingile olukorral on ära õpitud. Seda ma tahan öelda. Ja ehk siis, nii kui ma ütlesin, iga hinnangu tuleb väljaspoolt. Ja see on üks asi, mis meid enam üldse ei teeni praegusel ajal. On hinnangute andmine või jagamine mingisse kasti. Aga hinnang tuleb tihtipeale ka sellest, ehk siis me hindame negatiivseks seda olukorda, sündmust, inimest, infot, mis tekitab meis ebamugavust, mis paneb meis mingid asjad liikuma, mis raputavad meie maailma. Ja tihtipeale on need kõige olulisemad asjad. Ja me hindame heaks ja positiivseks neid asju, mis lähevad meiega nagu kokku, ühinevad meie hetkesagedusega. Aga probleem on selles, et see, mis ühineb meie hetkesagedusega, ei arenda meid. Ja kui me oleme varem rääkinud Valguse kanalil ka eluülesannetest, siis üks eluülesande nagu paar on pidev endal teadvuse laiendamine läbi erinevate kogemuste ja õppimine ja arenemine. Et see on üks väga oluline asi, kui me jätame või hindame mõne asja negatiivseks, sellepärast, et meil on hirm kogeda muutust, mida see asi meiega võib kaasa tuua. Aga see selleks. Tegelikult ma tahtsin täna rääkida hoopis sellest, et
meil praegusel ajal on kõige parem loobuda igasugustest hinnangutest ja võtta asju lihtsalt, see on nii. Ja eriti, kui me hindame muide, see hinnangute andmine, see ei mõjuta seda inimest, kelle kohta me mingit hinnangut anname. Näiteks poliitikud või kuulsused või ükskõik, keda me hindame kuidagi, ükskõik kas negatiivselt või positiivselt. See ei muuda seda inimest. Aga meil on oluline mõista, et ja kui me lubame asjadel, inimestel, olukordadel, informatsioonil olla, ehk loobume hinnangust, siis me laseme ja lubame asjadel voolata oma elus. Sest kui me räägime näiteks inimesest, ükskõik millistele inimesele me oleme andnud hinnangu, hukkamõistu või heakskiidu, vahet ei ole, siis tegelikult, eriti mis puudutab praegu, mida ma näen ja kollektiivselt ja kõike seda, mis väljaspool, väliselt toimub, mida tuleb peavoolumeediast, vahet ei ole, kas on õige või vale. Vahet on see, et me anname selle hinnangu sellele ja me samas me ei tea hingekokkuleppeid, eriti inimeste hingekokkuleppeid, mis nad on varem teinud. Me ei tea, mis on selle konkreetse hingeteekond, sest tavaliselt mitte ükski asi ei tule ilma hingekokkulepeta. Ja tihtipeale need, kes tekitavad meie ellu kõige suuremat ebamugavust, kõige suuremat jama, kõige suuremaid pingeid, on tegelikult meie endi kokkulepped selle hingega selleks, et meie saaksime kasvada. Nad on tegelikult meie arengu ja edasiliikumise teenistuses. Ja kui me anname hinnangut, kas sellele inimesele, olukorrale või infole, siis me anname hinnangu iseendale. Ja see on üks neid asju, mis on ka üks asi, millest me kõigepealt peame loobuma. Enda hukkamõistmisest, enda negatiivsest hindamisest. Sest alles siis me oleme võimelised nägema ka teisi, nende hingeteekonda ja andma sellele loa, ehk siis olla igal hingel täpselt selline, nagu ta on seal kohas, kus ta on. Et võt täna selline vaatenurk. Seda sama asja võib vaadata täiesti teisest vaatenurgast ja ma saaks rääkida selle koha pealt täiesti teist juttu. Sest võib tunduda risti vastupidine, aga täna ma tunnen, et me peame hakkama vaatama kogu maailma asju, inimesi, eelkõige hinge ja energia seisukohalt. On aeg. Ja see on ka põhjus, miks ma olen 2009. aastast teinud kursusi, loenguid, seminare, eriti kursusi, kus ma seletan asju lahti hinge seisukohalt. Ja eriti võimas on selle koha pealt 2 internetikursust. Üks on harmoonilise suhte loomine ja teine on, kuidas saada parimaks versiooniks iseendast. Need on asjad, mis ma arvan, igal inimesel tuleks teada ja igal inimesel tuleks läbi teha selleks, et mõista maailma iseennast. Eelkõige iseennast, sest siis alles siis tuleb mõistmine ka ülejäänud maailma suhtes. Vot selline info tuli täna ja selline sõnum tuli täna. Nii et kohtumiseni juba õige pea Valguse kanalil. Ja ärge siis muretsege, kui ma mingil hetkel taas paar päeva vabaks võtan. Ma ei kao mitte kuskile. Kohtumiseni.